Hei, hei. Ma poleks meelest ära, mis ma pidin ütlema. Hei, hei. Kuuled? Ja, tuli meelde. Okei. Hei, kuulad podcasti Psühhopreilid ja meie oleme Psühhopreilid. Minu nimi on Külli. Mina olen Jette. Tere tulemast 3. episoodi. Juhhei, me oleme tagasi. Ja mis uudist, Jette? Nii, mõtlen kohe. Enne salvestama tulekut ka jõudsime natukene puudutada seda eelmisel korral välja öeldud väljakutset segmendist Hinge heaks, kus siis leppisime kokku, et mõlemad proovime siis 2 salvestamise vahelisel ajal 3 korda kasutada mina sõnumit. Ja noh, kuna me eelmine kord ka rääkisime sellest, et see ei tundu meile väga loomulik, ei ole selline asi, mida me väga kasutaks igapäevaelus, siis tõesti paras väljakutse see oli. Ja kuni eilse õhtuni ei kasutanud ma ühtegi korda mina sõnumit. Aga eile õhtul siis ma pidin vastama ühele kirjale ja sellisele, ütleme nii, et peaaegu tööalasele kirjale ja ma tundsin, et tol hetkel mul on vaja natukene läheneda mina sõnumi laadselt. Mitte täielikult mina sõnumiga, sest et konflikti ei olnud. Lihtsalt probleem oli selles, et mina olin ühe projekti taga juba mitmeid kuid oodanud ja see natukene häiris mind, et ma ei tea, millal see projekt valmis saab, millal mina saan oma panuse anda. Ja siis ma ütlesingi, kirjutasin siis, et praegu on olnud natukene keeruline selle projektiga arvestada, et edaspidi oleks tore, kui nagu jooksvalt hoitaks mind kursis, et kui kaugel sellega ollakse. Et mul ei ole vaja teada, et täpselt kuupäeva, millal see valmis saab, aga et ma oskaks enam-vähem arvestada, et mingi, nüüd me oleme nii kaugel ja nüüd, ma ei tea, nädala jooksul sa saad selle kätte ja saad oma panuse anda. Et lähenesin niimoodi natukene mina sõnumiga. Et vähemalt väljendasid seda, mida sa soovid või mida sa tahad. Jah, et justkui kasutasin seda osa, et mul on olnud keeruline praegu sellega arvestada ja siis mingil määral pakkusin välja lahenduse, et järgmine edaspidi palun, hoidke kursis. No minu hinge heaks väljakutse ei läinud samuti eriti hästi, kuna ma ei viinud läbi mitte ühtegi mina sõnumit. Ehk siis suur fail. Aga siis ma analüüsisin natukene seda perioodi. Päris mina sõnumit sealt kuskilt välja ei võlunud muidugi, aga kohati mulle tundus, et võib-olla loomulikult ma nagu kasutasin mõningaid neid osasid sealt mina sõnumist. Ehk siis näiteks pikal autosõidul on minu arvates väga mugav, näiteks oletame, et sõidad 2 autos ja selline pikk sõit on ees, siis minu arust autosõit on see koht, kus on väga mugav nagu inimesega vestelda. Ehk siis teine inimene ei saa kuskile ära minna, te olete seal koos, ei ole kuskile kiire, sest sõit on ees, on ja ei pea tegelikult teisele inimesel silma vaatama. Mitte, et see oleks nüüd kuidagi halb, aga mina siis, saad vaadata teed, ei tunne seda nagu survet, et okei, et ma peaksin kuidagi kiiresti vastama või midagi. Et siis, ma ei tea, autosõidul on kuidagi nagu mugav rääkida ja siis seal ma küll tundsin, et sain väljendada enda mõtteid ja tundeid nagu kuidagi sügavamalt ja võib-olla kui oli mingi selline probleemi olukord, siis pakkuda ka mingi lahendus ja ma loeks selle nagu enda selle mina sõnumi alla. Ehk siis, väljakutse oli suur fail, aga võib-olla meil lihtsalt ei olnud selliseid olukordasid, kus seda kasutada. Jaa, just pärast seda, kui see episood üles läks, siis paar sõpra ja tuttavad kirjutasid ka mulle,
et sa ei tundu üldse, nagu sa ütlesid ka, et me ei tundu üldse konfliktsed inimesed. Ja nüüd see vahepaus kuidagi kinnitas ka seda, et tõesti nagu nii keeruline oli seda mina sõnumit kasutada, sest et sellist olukorda ei tekkinud, kus ma peaks seda kasutama. Nii et jah, võib-olla kohati hea asi, ma ütleks. Aga jah, selles mõttes, et me ei lõpetanud seda väljakutset nii, nagu me plaanisime. Eesmärk ei täitnud. Jah, tõsi. Ja no tegelikult ma ei teagi, eelmise osa lõpus me ju ka olime, et oi, see saab raske olema. Et veits oli nagu võib-olla ette näha ka seda võib-olla tõesti, jah. Aga jällegi, kui ei lähe kõik kohe nii hästi nagu tahtsid, siis järgmine kord saab paremini. Jah, täiega. Ja vähemalt me mõtlesime selle peale ja nüüd saime analüüsida erinevaid olukordasid, nii et just. No midagi kasulikku me siit ikka saame, ma arvan. Ja, mõnus selline õppetunni koht. Ja teine asi, mille kohta veel, mida mõni inimene välja tõi, oli see, et ma järgmine kord siis, kui ma sinuga räägin, ma siis vaatan, kas sa haigutad või mitte. Miks haigutad? Et ma ei saa aru, mis ta räägib. Ja. Et kas sa päriselt oled nagu... Jaa, vestluses sees või mitte. Nii et avalik ülestunnistus tõesti ma räägin, nagu ma minu arust nõustusin ka sinuga selle koha pealt, et sa tõid välja, et tavaliselt sellised vestlused on tuttavad, aga mitte nagu päriselt lähedaste inimestega. Ja ühe korra siis veel öelda, et jah, need 2 korda, mis mul tol hetkel meelde tulid, olidki tõesti nagu lihtsalt tuttavatega. Et ei olnud mu sõbrad, kellega koos olles ma panen silmad kinni ja olen mingi lihtsalt räägi, aga nagu ma ei ole tegelikult väga siin, vaata. Ja. nii et ja, olen kõigi jaoks olemas. Väga hea. Nüüd me siis teame seda. Super. Sellega läks hästi. Nii, aga väga tore asi on see, et meil on tulnud järjekordne kuulaja küsimus. Jaa. Ja edaspidi ka, kui soovite midagi teada, andke aga küsimused letti. Täpselt. Küsimus on selline. Milline aine on kõige rohkem ja kõige vähem seni ülikoolis meeldinud? See on selline põnev küsimus. No nüüd me oleme juba 2 aastat on ju käinud, natuke rohkem kuulnud, näinud. Näed, riim! Suurepärane algus. Mis sinul on kõige vähem meeldinud? No mina olen väga kirglik selle osas, et mis mulle kõige vähem meeldib, sest nagu ettevõtluse alused oli meil esimesel aastal, esimeses semestris. Teisel semestril. Ja oi, no juba üks punane lipp, enne kui see aine üldse algas, oli see, et see on nagu kogu see aine oli siis üles ehitatud niimoodi, et meil on nagu üks grupitöö ja gruppe ei saanud ise valida. Väga ränk. Ja no tegelikult... Ma tunnen, kuidas mul hakkab vaikselt juba see pinge, kõik need mälestused tulevad, kerkivad esile praegu. Nii, aga asi oligi selles, et tegelikult mu grupp oli ju väga tore ja ei olnud üldse selline, et nüüd katastroof, mitte seda, aga lihtsalt, et oleks tahtnud ikka oma sõprade ja sõbrannadega olla seal grupis ja nalja teha ja mitte ainult tööd, nagu halloo. Yeah. Ega me see tööd tegema ei tulnud. Jah. Me tahame ikka niisama nalja teha. Just. Mulle meeldib see, kuidas öeldakse, et lobisemise eest meil palka ei maksta, aga nagu niikuinii õppides me ka raha ei saa, nii et nagu suva siis ju. Siis võime ka lobiseda. Täpselt. Aga jah, ühesõnaga lihtsalt see ettevõtlusalused. Seal pidi tegema igast SWOT-analüüse ja äriplaane ja mis seal veel tegema pidi. Mingid tüütuid asju, mis mulle üldse ei meeldi teha või nagu need üldse ei kutsu mind. Ma lihtsalt ei viitsi. Ma lihtsalt ei taha neid teha. Ja siis õnneks meil olid seal ka 2 majanduse tudengit, kes tundus, et päris hea meelega tegelesid nende meie mingisuguse eelarvetabeliga ja mul oli selle üle väga hea meel, et kokkuvõttes isegi tiim oli päris hea.
aga mina olin seal lihtsalt siuke cheerleader, et mingi jaa, teeme seda ja ma tegin meile mingi grupi vist, ma mäletan Messenger mingi let's go, nii, mis mõtted teil on? Sest noh, ma tahtsin ka kasulik olla, aga nagu noh. Sa lihtsalt delegeerija, vaata. Põhimõtteliselt jah. Ja no tundsin ennast nagu halvasti ka sellepärast, et noh, et ega ma väga palju ei panustanud sinna, aga kokkuvõttes see ei olnud mu lemmikaine, sest kuidagi ei olnud minu nagu mulle nii huvitav või põnev või tore. Ja jah. Okei. Ma praegu siis, kui sa ütlesid ettevõtluse alused, ma korraks olin mitte üllatunud, aga siis mul tuli see moment, et me oleme sellest rääkinud. Ma mõtlesin, et meie kõige vähem meeldinud õppeaine kattub. Sest et meil on mõlemast õppeainest väga palju juttu olnud. Aga siis mul tuli tõesti see moment, et Küllile kõige vähem tõesti meeldisid ettevõtlusalused. Ma ütleks, et ma ei olnud ka selle suurim fänn, aga see oli minu jaoks selline chill. Et nagu, ma tegin selle ära, grupp oli ka suht okei. Et oleks võinud ise valida, aga samas siis meil ei oleks olnud neid majandusinimesi seal, on ju. Et mul on tunne, et see oli siuke hea tasakaal. Et see oli siuke okei aine minu jaoks. Aga mulle kõige vähem meeldis käitumise füsioloogia. Sellepärast, et võib-olla ma mõtlen praegu, ega kaua sa jokutad selle ülikooli sisse elamisega, on ju. Aga võib-olla ta oli nagu esimese aasta esimesele semestrile nagu võib-olla natukene liiga detailne või selline liiga, mida see endast kujutab, oligi põhimõtteliselt see, et me õppisime nagu inimese anatoomiat ja ehk siis käitumise füsioloogiat, on ju, et mis see nagu anatoomiline pool üldse seal taga on, aga me ei õppinud, võib-olla inimesed mõtleks, et kui sa lähed psühholoogiat õppima, et põhimõtteliselt õpid aju, on ju. Mis ma mõtlesin ka, et tõenäoliselt ikkagi räägitakse kogu inimesest, aga minu jaoks oli natuke liiga palju mingisuguseid muid elundkondi kui nagu närvisüsteemi. Ja siis ma mõtlesin, et et äkki see on nagu lihtsalt taustainfo, et tore, et ma tean, kuidas, ma ei tea, seedimine ja südame veresoonkond ja ma ei tea, hingamiselundid ja kõik toimib, on ju. Aga see, et nad küsisid päriselt töödes ka neid ja ülidetailselt, ma ei tea, minu jaoks oli raske seda õppida niimoodi, et mulle päriselt meelde jääks ja ma kõigest päriselt aru saaksin. Ja ma nõustun, et see oli väga siuke mahukas tundus. Tahaks õppida, aga ma reaalselt ei jõua või et nagu natuke paanika tekkis. Et ma olen ka kuulnud, et väga paljudele tegelikult see õppeaine meeldib, sest et neile meeldibki see anatoomia ja kogu nagu organismi õppimine. Aga minu jaoks seda oli korraga liiga palju. Nii, aga mis siis kõige rohkem meeldinud on? No minule kindlasti meeldis teise aasta aine, milleks oli siis selline valikaine, ma ise valisin, nagu suhtlemistreening. Ja mis mulle seal väga meeldis, oli see, et meid esiteks oli hästi vähe seal, kas 16 või 18 inimest kokku ainult. Ja see oli siis sellises väikses klassiruumis ja me panime kohe nagu toolid niimoodi ringi, et me näeksime üksteist. Ja nagu nimigi ütleb, siis suhtlemistreening ilmselgelt me hakkame üksteisega seal suhtlema, et väga hea, kui meil on silmside. Ja esiteks mulle väga-väga meeldis see õppejõud ja tema nagu lõigi selle, ma ei tea, selle struktuuri ja kogu selle õhkkonna seal, mis oli väga nagu meeldiv, me olime väga nagu produktiivsed ja tegime hästi palju harjutusi ja hästi praktiline, et nagu me saime kogu aeg kõike läbi teha, et igasugused aktiivse kuulamise võtted, igasugused konflikti lahendamised, kõik sellised asjad, et see oli nagu väga praktiline. Ja kuna mina ise tahan ka tegelikult hetkel on plaanis tahan saada psühholoog nõustajaks, siis mulle tunduski, et see suhtlemistreeningu aine oli nagu väga kasulik ja täpselt see, mida ma nagu, mis mind huvitab. Mina pidin võtma välja Exceli tabeli, sest et ma ei mäleta enam, mis õppeaineid ma võtnud olen. Ja leidsin siit praegu, et
teisel semestril ehk siis esimese aasta kevadel ma võtsin sellist valikainet nagu psühholoogia roll digitoodete loomises. Ja mulle meeldis, et see oli väga praktiline õppeaine, et me päriselt lõime appikene, sai ka ise, natukene oli nagu ettevõtluse alused, selles mõttes, et sa pead mõtlema välja midagi, mida sa ise nagu looma hakkad. Aga noh, sa ei pidanud hakkama mingisugust analüüsi tegema või noh, et sa pidid looma mingisuguse digitaalse kas veebilehe, äppi, noh, midagi sellist on ju. Ja mis selle minu jaoks ägedaks tegi, oli see, et ma õppisin kasutama ühte programmi niimoodi, et see nägigi üli päris välja. Et mõni joonistas, et milline ta see rakendus välja näeb paberile või siis arvutis on ju tegi mingisugused pildiksed, et see on esimene leht, vajutad sinna, läheb see leht, bla, bla, bla. Aga meie tegime niimoodi, et jällegi grupp oli selline, et kuna ma võtsin seda üksi, ehk siis ühtegi nagu sõpra ei olnud seal, siis ma olin 2 meie kursakaga, meil oli väga tore tiim, töötas väga hästi selles mõttes, et me olime kogu aeg nagu tähtaegadest ees, mis mulle sobis väga hästi. Aga et jah, et meie võtsime ülitõsiselt seda just selles mõttes, et kasutasimegi seda programmi ja tegimegi nii, et kui sa vajutad kuskile nupu peale, siis ta kohe viskab sulle mingi teise lehe ette ja no, et ma ei tea, see oli nii põnev. Ehk siis on appikene, mis need 2 on? On UX ja UI või? Mis need on, et saad ka olla mingi disainer? Et nagu ei user experience ja user appi, kasutaja kogemus ja kasutaja liides äkki, ma ei tea. Ehk siis õppisime neid ja ma mõtlesin, et kuna sa puudutasid siin praegu seda, et kelleks tahad saada teemat, siis meil on natukene kehvasti külliga, et mina olen mõelnud koolipsühholoogia peale, natuke mõtlesin ka selle psühholoog-nõustaja peale ja nüüd, kui me lõpetame järgmine aasta, siis magistrisse Tartus nendele suundadele kahjuks ei võeta, ehk siis on üle aasta ja siis ma mõtlesin võib-olla sellel nii-öelda vaheaastal mingisugusel UX, UI, on see UI, ma ei tea, ei mäleta enam, koolitusel osaleda. Täiega. Et see oleks selline teine variant, mida ma võib-olla teeks psühholoogi töö kõrvalt, tundub äge. Jaa, väga äge. Igaks üks ütlen siia vahele selle ka, et jah, ettevõtluse aluse aines oli ka siis eesmärgiks see, et luua nii-öelda üks ettevõte. Et see oli see point ja siis tegime selle jaokski igasuguseid neid analüüse. Nii, aga Jette, mul on sulle küsimus. Nii. Et kas sa oled hea ei ütlemises? Ma ütleks, et jah ja ei. Oleneb olukorrast. Mul on tunne, et mõnele asjale ei ütlemise mul on tunne, et ma olen pidanud nii palju ei ütlema, et see tuleb nii loomulikult ja ma olen mingi ei, lähme edasi, vaata. Noh, et keegi väga ei süvene ka sellesse, et miks ma ei ütlesin või et ma ütlesin ei ja ma lihtsalt ongi, lähme edasi. Aga mõne asjaga võib-olla natuke keerulisem ei öelda või kindlaks jääda enda eile. Kuidas sul? Nagu ma tahaks öelda, et ma olen hea ei ütlemises, sest mul on lihtsalt päris palju olukordi olnud nagu elus ja siis ma olen nagu nendega hakkama saanud, ma olen öelnud ei, et sellepärast ma arvan, et ma olen päris hea, aga see kindlasti oleneb nii väga olukorrast. Et tõesti. Aga mis sa arvad, kas lihtsam on öelda ei nagu võõrastele inimestele või näiteks oma lähedastele? See on ka väga hea küsimus. Miks ma mõtlesin korraks, et võib-olla on keerulisem öelda ei võõrale on see, et just kui tahaks nagu et nagu et kas see jätab minust halva mulje või ebaviisaka mulje või et kas ma näitan ennast nagu halvast küljest, kui ma ütlen ei. Samas mul on tunne, et kui sa ütled ei, võõras inimene väga ei hakka küsima, et suruma peale või lisaküsimusi küsima. Et ta nagu austab seda, et okei, ta ütles ei, on ju. Aga et võib-olla siis vaatab imeliku pilguga, et miks ei ütlesid. Ma ei tea, on ju. Aga tuttavale kuidagi, et sõbrale nagu julged öelda ei, et sa oled rohkem nagu avatud ja võib-olla ta mõistab paremini ka, miks sa ei ütled,
sest võib-olla selline olukord on varem juba olnud, on ju, ta teab, et okei. Et noh, et ma tean, mis see põhjus seal taga võib olla, on ju. Või siis ta küsib ka lisaks, aga siis oled võib-olla rohkem avatud, et ütlema ka, miks. Või noh, ma ei tea. Kuidas sa tunned? Mõtlesin ka, et võõrale võib-olla on kohati raskem öelda. Ei, sellepärast, et jah, just, et mõtled, et mida ta sinust nagu arvab või tahad nagu head muljet jätta võib-olla. Aga lähedasele, et siis nad teavad sind ja sina tead neid, et siis sa nagu saadki võib-olla olla nagu avatum selles mõttes, et panna ennast maksma, et mina ei taha. Et võib-olla sellepärast. Aga jällegi, tegelikult jah, et võib-olla see ei ole ka nii väga inimesest, pigem ikkagi konkreetsest olukorrast. Jaa, just. Et et pigem jah, võib-olla nii ühtepidi kui teistpidi, mulle tundub. Et jah, näiteks kui millel on lihtne ei öelda minul, on, ma ei tea, kui keegi pakub midagi, näiteks et toidulauas, vaata, ja keegi pakub sulle mingi, kas sa kartulisaate tahad, aga sul on, ma ei tea, sa ei taha lihtsalt. Siis sellele on väga lihtne ei öelda. Jaa, just. Mingitele sükestele asjadele. Aga millel on raske ei öelda? Mul on tunne, et raske on ei öelda siis, kui mingisugune surve on peal. Ja just võib-olla see, et kas kellegi ootus, kellegi lootus, et jah, et kuidagi, et minult oodatakse midagi või loodetakse minuga midagi koos teha ja siis ma nagu mingi, et ei, ma ei taha. Yeah. Ja siis ongi see, et et ma ei taha ju, et tema ennast kuidagi halvasti tunneks või et ma ei taha, et keegi minus justkui pettuks, et ma ei tee midagi või ma ei taha midagi, aga ma ei taha. Jah, kui seal on mingi tõesti ootus või nagu siuke asi või nagu hinnang, või kardame nagu hinnangut. Jah. Ja et võib-olla täpselt, et kui sellest sõltub midagi veel, et kui sa ütled sellele kartulisalatile ei, siis see ei mõjuta, edaspidi midagi, on ju. Yeah. Aga et kui sellele, et kardangi võib-olla mingi, tagajärg äkki siis. Et mis sellele järgneb, kui ma ütlen ei? Jaa. Ja tegelikult isegi kartulisalatile ei öeldes võib-olla seal, igal sellel olukorral on nii mitu nagu tahku, et näiteks oleneb, kes seda pakub. Või et millised on teie omavahelised suhted. Ma ei kujuta ette. Kas seda pakub lihtsalt, ma ei tea, inimene sinu kõrval, kes parasjagu lihtsalt istub seal, kui sa tahad ka, vaata. Sa ütled, ei taha. Või see on, ma ei tea, sinu vanaema, kes selle just valmis tegi, on ja siis ta muretseb selle pärast, et miks sa ei söö või et mis iganes. Et siis, jah, ka sellises olukorras võib tekkida seekord oht, et äkki me ikka peaks selle kartulisaate võtma, et siis vanaema tunneb ennast hästi. Ja, et muidu vanaema on nii kurb, et keegi ei sööda salatit ja et miks ta siis tegi seda ja Jah. Aga jah, kindlasti mingid suuremad olukorrad on palju hullemad või hullemad, aga Külli, milline on olnud sinu kogemus ei ütlemisega või mis on võib-olla mingisugused sellised esimesed asjad, mis sul pähe tulevad, et millal sa oled pidanud ei ütlema? Ja mul on nagu hästi suured asjad. Nii. Ja need on enamasti seotud kuidagi tööga. Kuna ma olin balletitantsija, on ju, siis väga palju, või mitte väga palju, mõningaid pakkumisi on tulnud, et et kas sa tahaksid olla balletiõpetaja, näiteks siis, ma ei tea, lastele või siis täiskasvanutele, nagu nii-öelda siis rohkem hobi korras. Ja kuna ma tegelikult ju sisimas tean, et mulle ei meeldi olla nagu õpetaja või siis balletiõpetaja, tantsuõpetaja, aga kõik nagu kuidagi ootavad seda, et sa oled ju õppinud balletti, sa oled ju tantsinud teatris, et et see peaks ju suht nagu lihtne või nagu loomulik asjade käik olema, et tantsid, aga samal ajal siis võib-olla ka õpetad teisi. Ja nagu väga paljud tantsijad teevad seda ja nagu väga tore. Aga ma nagu tean, et jah, see ei ole nagu minu asi või nagu mulle ei meeldi seda teha ja mul ei tule see nii hästi välja, kui ma tahaks. Et kui ma midagi teen, siis ma tahan, et see
nagu ma jääks sellega rahule. Et jah, ja siis on tulnud neid pakkumisi ja mul on üliraske öelda ära. Aga ma ei tea isegi, miks mul on nagu raske. Võib-olla jah, sellepärast, et ma ei tea, nagu, et kõik ju teevad nii, või et nagu, miks sa siis ei tee? Et nagu ma tunnen seda, et kui ma ütlen ei, siis inimesed nagu saavadki küsida, et no mis sul viga siis on, miks sa siis ei tee, vaata. Aga mul on mingi, ma ei taha. Sest ma olen õpetanud natukene lapsi, nagu siis olen olnud tantsuõpetaja ja mulle lihtsalt ei meeldi. Ja siis on päris raske olnud see, et kui ma siis lõpuks ütlen ära, et ma ikkagi ei soovi seda teha. Aga ma olen sellega hakkama saanud. Et ma jäin endale kindlaks. Ma jäin endale kindlaks, et ma ei taha seda teha, sest mulle ei meeldi see. Ja jah, mulle lihtsalt ei meeldi see. Ja siis ütlesin, et ma ei taha seda enam teha. Ja selle üle ma olin nii uhke ja kui ma sain sellest koormast vabaks, et ma ei pidanud enam siis olema nii-öelda tantsuõpetaja, siis mul oli nii hea tunne, sest ma tundsin, et okei, ma olen endaga nagu kooskõlas, et ma ei tee seda, mida ma ei taha teha. Ja see on nii hea tunne. Ehk siis jah, ei ütlemised on suht nagu piirdunud tööalaste asjadega. Ja võib-olla see ka, et kuna ma lõpetasin balletiartisti töö, siis seal oli ka see hetk, et ma tegelikult olin nii-öelda allkirjastanud juba järgmise hooaja lepingu. Tegelikult see oli juba allkirjastatud mul. Ja siis ma sain aru, et oota, ma tegelikult ei taha seda teha. Ja siis oli päris raske see, et ma lähen siis sinna personaliosakonda ja ma pean ütlema, et tegelikult ma nagu ei taha. Et ma tegelikult ei taha seda. Ja siis ikkagi tuli küsimus, et äkki sa ikkagi, et leping on juba allkirjastatud, et natuke keeruline seda nüüd muuta ja et äkki sa ikka 1 aasta oled veel. Ja siis ma tundsin, kuidas mu sees on nagu appikene, ma ei suuda 1 aastat veel olla, nagu ei, ma pean kohe nagu lõpetama. Ja siis ka nagu, ikkagi juba natukene inimesed suudavad ümber veenda ja mingi, et äkki ikkagi siis olen, aga ma olin nii rahul ja õnnelik, kui ma jäin endale kindlaks ja ütlesin, et ei, ma ei soovi. Isegi kui see protsess oli siis natuke keerulisem, kuna ma pidingi siis ju ise selle lepingu uuesti lõpetama ja see ei olnud nii lihtne. Aga ma olin väga, väga õnnelik, et ma selle otsuse tegin. Nii et nagu selle põhjal ma ütleks, et ma olen päris hea ei ütleja. Okei. Mul on väga hea meel, et sa oled ära tundnud need olukorrad ja jäänud kindlaks. Ja tõesti, et isegi kui juba hakati küsima ja toodi välja, et ma ei tea, see on juba allkirjastatud, et come on, kuule, et ole ikka, sa oled mingi, ei, aga ma ei taha. Ma lihtsalt ei taha, et ma ei suuda. Ja siis nad on mingi, olgu. Ja, et ikkagi see veits nagu teise inimese nagu mingi pettumuse kartmine midagi sellist. Aga ma arvan, et ma oleks lihtsalt nii väga kahetsenud, kui ma ei oleks seda ei öelnud. Või et see oleks nii raske olnud mulle. Et jah, seepärast olen väga õnnelik, et nii läks. Väga tore. Aga millised on sinu kogemused? Nii, minu kogemused. Ma proovisin ka mõelda, kas selles mõttes, et ma ei ole nii pikalt karjääri teinud, kui sina oled, et kas on ka midagi tööalast ja mulle üks olukord tuli ka meelde. Nüüd mitte väga hiljuti, aga ikkagi ka sel aastal, kui ma oleks pidanud minema sellisele nagu lühikesele tööl, et lihtsalt asendama kedagi appi, aga ma ei tundnud, esiteks kogemus eelnevalt seal oli küll väga tore, tundsin ennast hästi, aga kuidagi tol hetkel ma tundsin, et see võib-olla ei ole see, mida ma tahaks teha nüüd suvel. Ja lõppude lõpuks mul on hea meel, et ma ära ütlesin, sellepärast, et see periood, kui ma oleks pidanud seal olema, oli täiesti hullumeelselt tihe muude asjadega, et ma oleks täiesti hulluks läinud vist. Või et kuidagi
jah, et ma kartsin, et et aga et äkki kui ma ei lähe, et kas ma siis üldse teen midagi kasulikku ja äkki ka peaks minema, onju. Ja siis tegelikult see oli hullumeelselt tihe periood, et mul on hea meel, et ma ei läinud ja. Aga mulle tuli meelde ka võib-olla siis nooruspõlvest. Ei no sellest ajast, kui ikkagi teismelisena, ütleme, ma ei tea, 16, 17, siis ma ütleks, et mu sõbrad ikkagi, sõbrad olid suhteliselt sarnased mulle, aga võib-olla rohkem avatud nii-öelda tegema tavalisi teismeliste asju, on ju, et ma ei tea, lähed peole ja siis ma ei tea, proovid seal alkoholi ja siis ma ei tea, teed mingit tubakat, mokatubakat, mingid sellised, mulle meeldib öelda siis üldistada lihtsalt nagu meelemürke, on ju. Tarvitati ja oi, need korrad, kui ma olen kuskil, ma ei tea, kas lihtsalt on mingisugune üritus, ma ei tea, mängime lauamänge või kellegi sünnipäev, ma ei tea, saame suvel kokku, grillime, on ju, räägime juttu ja need korrad, kui ma olen pidanud ütlema, et ei, aitäh, ma ei soovi. Ma ei tea, ma ei suudaks neid kokku lugeda vist. Neid on olnud nii palju ja tihtilugu mul on tunne, et ma ei ole selles mõttes samas nagu kohas nende inimestega, et nende jaoks lihtsalt ongi nagu loomulik elukäik, et sa oledki alles noor, on ju, tee, mis tahad, proovi, mida tahad, et nagu ülijolo siis ühe sõnaga. Aga ma kuidagi, võib-olla üks asi on see hirm olnud, et ma ju ei tea, kuidas need mõjuvad. Selles mõttes, kui pole proovinud, ega iga ühele mõjub ju erinevalt. Ehk siis jah, võib-olla mingi hirm, kartus, aga teisalt nüüd ka see, et meile koolis ka ju räägitakse erinevatest, kuidas see mõjub, on ju, su närvisüsteemile ja kõigele. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, et aga kas ma tahan ennast tahtlikult ja teadlikult nagu pekki keerata? Et kas ma tahan praegu, kui mu aju veel areneb, on ju, et kas ma tahan nagu enda tuleviku olukorda nüüd praegu halvendada? Ja siis, kui sa oled kuskil üritusel, keegi on juba, ma ei tea, 3 õlut ära joonud, ma ei hakka talle seda juttu rääkima, on ju. Siis ma lihtsalt ütlen talle, et mingi, ei, ma ei taha, aitäh. Siis ta mingi, ei, aga äkki ikka tahad? Ei, ma ei taha. Ja nüüd mu ettekääne on see, et ma lihtsalt lähen ise igale poole autoga. Siis ma ütlen, ma ei saa juua. Või ma ei taha, et ma olen autoga. See on lihtne, see on väga lihtne variant. See on suurepärane lihtsalt. Et mulle meeldib ka autoga sõita, aga siis on ja see, et neid ei käi ju koos, et siis jah, me ei saa. Okay. Et see on olnud selline jah. Aga siis mul on tunne, et ma vahepeal ütlesin võib-olla liiga palju kogu aeg ei. Ja siis, kui jõin ühe kokteili näiteks, kõik on mingi, jette, millega sa tegeled? Ma mingi, oi, võib-olla nüüd läks natuke halvasti. Et nüüd nagu kõik arvavad, et ma ütlengi kogu aeg ära, vaata. Aga üks kokteil mõne aja tagant juua on nagu okei minu arust. Jaa, ma arvan ka. Aga kas, ma mõtlesin seda, et kui sa oled öelnud nüüd ei, või kui sa siis olid noorem, paar aastat tagasi. Ja nooruspõlves. Nii. Siis kas sa nagu tundsid, et teised, ma ei tea, suhtuvad sinusse teistmoodi või nagu kuidagi halvasti? Kohati mul oli tunne, et mul on tunne, et nende arust oli nagu äge seda teha ja siis mul oli tunne, et ma ei tundu nende jaoks nii äge olevat. Aga lõppude lõpuks ma mõtlesin, et mina nüüd kellegi pärast ennast kuskile WC-poti kohale jooma ei hakka, on ju. Et kõik arvaks, et ma nüüd nii cool, et oh my god, et ta on ikka nii lahe, on ju. Et oksendas pärast kuskil, ei, aitäh. Ja nagu ma tunnen, et me oleme selles mõttes väga sarnased, sest minul ka oli sarnaseid olukordi, kui pakutakse ja siis ma ka väiksena või noorena olin mingi, ei, ma ei taha. Ja siis oli sama mõte, et okei, ma ei ole nii lahe. Aga samas, ma ei teagi, mul vist oli mõned eeskujud,
kes ka nagu ei joonud või ei, noh, niimoodi ei pidutsenud siis nii hullult, kes olid nagu minu arvates lahedad. Ja siis ma mingi, aga ma olen ka sama lahe nagu nemad. Et minu arust see ongi kuidagi lahedam mitte olla sedamoodi lahe. Selle koha pealt ka, et kui keegi tunneb, et ta on väga nagu üksik enda sõpruspundis, sellepärast näiteks ta on ka nagu meie, et ta ei taha olla nagu nemad. Ma isegi ei tea, kes need nemad on, kellele ma viitan, aga... Jaa, ma mõtlen ka, et huvitav tegelikult nagu protsendiliselt, et nagu äkki need on võrdselt, vaata. Jah. Lihtsalt nagu mul on ka mulje jäänud millegi pärast, et et kõik on siuksed lahedad, aga no tegelikult võib-olla ei olegi. Ma ei tea. Et võib-olla, ma ei tea, paljud on nagu mõjutatud kuidagi sellest, et nagu, ma ei tea, mingi lahepidu ja teeme igast asju. Aga tegelikult võib-olla nad ise ka ei taha. Ma ei tea. Jaa, et ongi see grupisurve, on ju. Võib-olla, jaa. Ehk siis julgege eristuda ja jääge enda eile kindlaks. Ja kui kohe, selles mõttes, et kohe ei pruugi leida neid inimesi, et kes on täpselt samad, aga küll nad tulevad. Ja ma arvan, nagu selles mõttes ei ole ka ju midagi vale, kui sulle olidki teismeline ja meeldis täiega pidutseda ja proovida kõike, sest nagu, selleks see teismeiga ongi. Täpselt. See on ka väga tore, peaasi, et kõik oleks nagu turvaline, et ei lähe nagu liiga kaugele. Aga jah, et see on ka okei. Ja just. Lihtsalt mul on tunne, et ma ei nagu veits erak või siuke Ja mina tundsin ka ennast veits erakuna. Nagu teised teevad. Mitte kõik. Mul oli ka sõpru, kes ei teinud ja olid väga sarnased, aga nagu ikkagi tunned seda survet, vaata. Et isegi kui sa oled mingi 2-3 seal, siis kõik on mingi, aga miks te siis ei tee? Ma nagu, ma ei taha, jäta rahule mind, ma ei taha. Ja. Või siis ongi, et nagu mina olin suht nagu hästi, issand, kuidas see sõna on, väga kindlate piiridega. Nagu näiteks üldse ei proovi alkoholi, üldse ei proovi suitsu, nagu siukseid asju. Aga nagu siis on need, kes teevad kõike, on ju. Ja siis on need vahepealsed, kes on mingi, et ei ole ju hullu, mis on nagu täiesti okei. Aga siis võib-olla sellepärast tundsin ennast ka erakuna, et mul olid nagu väga-väga kindlad piirid. Sama. Et tegelikult minu sõpruskonnas oli väga, täiesti head sõbrad, kes ikka nagu proovisid asju, aga nad ei olnud mingid crazy'd. Et jah, et mina olin see, kes on mingi ei. Aga ma arvan, et ma olen suht sama, et ma ka nagu mingi hirm ja mingi siuke asi, et ma ei tea ja jah, aga samas nagu ma teadsin seda ju, et see ei ole mulle hea nagu ilmselgelt ja kui ma natuke kardan ka, siis miks ma pean seda tegema? Täpselt. See ei ole mulle hea, ma ei taha, ma natuke kardan, jah, mis ei tee siis? Jah. Just. Loogika on ju täiesti taga olemas. Ja mulle tundus ka, et see tundus nii loogiline, et ma jään siis endale kindlaks. Ja ma jäingi endale kindlaks ja täitsa tore. Aga kas sa tunned küll, et näiteks see, kui sa ütlesid ei, et kas sa tundsid, et seal on see nüüd tagasivaade eelmisele episoodi, et see pinge, et mingisugune konflikt võib sellest välja areneda näiteks? Jaa, täiega. Ja kus juures kõik need eid, mida ma siin hullult nüüd ennast kiitsin, et oi, ma olen nii hea ei-ütleja, siis pinge oli seal õhus ja nagu te mäletate eelmisest episoodist, kohe kui on pinge, siis Külli hakkab nutma. Nii. Ehk siis need eid ei olnud üldsegi nii lihtsad, et Külli läheb enesekindlalt ruumi ja ütleb ei. Ja kõnnib sealt sama tähtsalt minema. Ei, nii see ei olnud. Need olid väga emotsionaalsed. Oh no, okei. Aga nagu, ma ei tea. Ma teadsin, mis ma tahan. Ma läksin ruumi enesekindlalt. Ma olin mingi, ma tean, et ma tahan siit lahkuda niimoodi, et jääb peale minu ei, vaata. Ja just. Ja mida iganes seal ruumis juhtus, see pole tähtis. Ja. Aga kokkuvõttes ma sain selle ei. Ehk siis jah, aga pinge oli kindlasti õhus ja ma kindlasti väga pabistasin, aga ma olin enda jaoks selle nagu lahti mõtestanud ennem, et ma tean, mis ma tahan, ma tean, mis minul on hea ja ükskõik, kui raske see on või nagu mida siis teine inimene mulle ütleb või jah, mida ette heidab näiteks, et siis see ongi see hind. Et nagu ma tahan, et see tulemus oleks ei ja siis mis iganes seal siis juhtub. Aga
jah, et kas see tekitas näiteks konflikte. Ma ei tea, võib-olla jah, pigem tekitas nagu on tekitanud konflikte ka see minu ei. Et kui ma ütlen mingile pakkumisele ära või mingile asjale ütlen, mingile, ma ei tea, töö tegemisele ütlen ära, et ma ikkagi ei saa seda teha, siis ilmselgelt tegelikult inimesed võib-olla on juba minuga arvestanud ja kui mina ütlen ära, siis nad peavad ümber mängima asjad ja see on jällegi nagu ajakulukas ja jälle peab mõtlema ja et see on nagu, see ei ole tore asi, on ju. Aga lihtsalt siis ma tundsin, et ma pean olema veits isekas ja ütlema selle ei, et minu jaoks on lihtsalt nii oluline, et võib-olla, tagasi vaadates saabki kaaluda, et minu jaoks oli nagu mingi, ma ei tea, elu ja surma küsimus on ju, et kas ma nagu, ma ei tea, aga teise inimese jaoks on võib-olla lihtsalt natuke ümber mängida, et võtame siis teise inimese. Ja. Et tüütu, aga minu jaoks oli nii oluline. Ja. Mul on tunne, et kohati, millal võivad nagu, tõesti konfliktid tekkida ka, et sul tunduvad olevat nagu ühekordsed, et sa ütled ei pakkumisele ja okei, kui tekib mingi konflikt, siis see on nagu on ju. Aga et millest veel võib tekkida on see, et kui sa pead pidevalt ütlema ei ära ja siis et ta kogu aeg küsib, siis on mingi, miks sa jälle küsid, on ju. Või siis teiselt poolt, et miks sa jälle ei ütled. Et mul on tunne, et see on ka selline õhuke piir ja õhuke jää see kõndimine. Ja just see, et inimesed, ma ei tea, kohati võib-olla ei arvesta siis nagu teiste inimeste piiridega ja võib-olla ka need, võib-olla siin konflikt tulebki äkki sellest, et on inimene, kellel on kindlad piirid, ta ütleb ei. Ja siis on inimene, kes ei oska näiteks väga hästi piire seada või ta ei ole mõelnud selle peale ja tema jaoks nagu, mis mõttes sa ütled ei ja mingi, et ei, lähme ikka, teeme, on ju, aga nagu ei, see on minu piir, ma ei taha teha või mulle ei meeldi see, on ju, aga teise jaoks nagu mingi, et ei, moosin ikka ta ära, on ju, räägin. Et võib-olla sealt võib ka selline pinge ja konflikt tekkida. Ja, kas sa mõtled siis seda, et see inimene, kes ise võib-olla ei oska nii kindlaid piire seada ja ei öelda, siis tema võib-olla jaa, pigem sealt poolt. Sest jah, kui näiteks ma tunnen, et mul on omad piirid, siis ma saan neid üsna hästi nagu selgeks teha, on ju. Ma jään neile kindlaks. Ja siis võib-olla mina ka teistele nagu, ongi, et ma nagu austan rohkem nende eid ka. Et ma olengi, okei, et ta ei taha. Et mina saan aru, et minu eid austatakse, siis ma nagu tahan teiste eid ka austada. Ja, täpselt. Sellega mul on üks hea lugu rääkida. Olin ühel sünnipäeval ja jälle autoga, on ju. Aga olin ühel sünnipäeval. Ja siis me mängisime Codenames'i ja meil oli 2 tiimi ja minu tiimis olid ainult poisid minu arust. Ja siis 2 poissi olid kindlad, et nad tahavad mängida ja nad proovisid ära veenda 1 kolmandat veel. Ja siis see 3 istub seal minu vastas on mingi, et oi, väga ei taha, on ju, et ma ei oska seda mängu ja pole kunagi mänginud ja et ikka ei taha, on ju. Need teised 2 siis täiega suruvad peale, et mingi ei mängi ikka, on ju, et see on ülihea mäng, bla. Siis ma istun seal, vaatan, et ta on natuke ebamugav ja siis ma ütlen talle, et kuule, et miks sa ei taha mängida, on ju. Siis ta ütlebki, et ma ei tea, et pole varem mänginud ja nii edasi. Ma ütlen, et okei, et sellepärast siis ei taha mängida. Nii et, või võib-olla esimesel korral ta isegi ei vastanud mulle. Ja siis ma ütlesin, et miks sa ei taha siis mängida. Ja siis ta mingi, et oota, sa õpid psühholoogiat, sa teed mingit psühholoogiat rikki mu peal praegu. Mingi, ma olen sünnipäeval. Ma tahan puhata ka vahepeal. Ma ei loe sind praegu. Ma lihtsalt nägin, et sa tunned ennast ebamugavalt mees. Ja siis lõpuks ta tuli mängu. Ja oi, kui me oleks 2 seda mängu mänginud, me oleks 100 teinud. Wow. Igaks üks siuke märkus siia vahele, et Codenames on siis see mäng, kus olete tiimides ja siis sa pead nagu enda tiimikaaslastele siis vihje andma lihtsalt. Ja siis nad peavad ära arvama, mis sõna sa mõtled. Ja võib ka mitu sõna kombineerida. Ja
ja mäng. ja see on väga tore mäng, tekitab päris palju hasarti ja sellist võistlushimu just 2 tiimi vahel. Meil läks ka päris tuliseks see mäng seal. Aga mulle tundus või tuli meelde selle näitega nagu sarnane olukord näiteks, et tõesti, et ma ei tea, perega mängime lauamängu ja siis keegi meist ei taha mingit konkreetset mängu mängida. Ei taha osaleda, võib-olla üheski lauamängus, et ma ei taha täna. Ja siis on ikka see, et peres vaata kõik, et tule ikka ja meil on ikka mida rohkem, seda parem ja see kestab nii vähe, et tule, vaata. Aga see ongi siuke väga natuke ohtlik olukord selles mõttes, et kui sa ikkagi sunnid ja ta päriselt ei taha ja see on hea, et sa küsisid tegelikult temaga, et mis see põhjus seal taga on. Aga kui inimene päriselt ei taha, siis miks me sunnime teda? Siis ta tuleb mängu, tal on halb tuju, nad sundisid mind, mul ei ole lõbus. Et siis on nagu, mis selle eesmärk siis oli? Et nagu okei, meil on üks mängija lisaks, aga see mängija isegi ei ole üldse, ta ei ole võistlusimune, sest tal on jumala suva. Ja ta lihtsalt tuli sinna, sest et ta põhimõtteliselt teda sunniti. Ja siis ta peab seal lihtsalt mingi tund või 2 nagu passima. Ja tegelikult see mõjutab ju teiste seda mängukogemust ka, kui üks mängija ei viitsi. Ta lihtsalt on seal. Et tegelikult see sundimine ei ole üldse hea asi minu arvates. Ei tohiks niimoodi sundida. Aga see oli väga hea, et sa küsisid, et miks? Tegid oma psühholoogia tekki. Lihtsalt küsisid. Aga miks sa ei taha? Nii, aga kas sul on niimoodi, ma mõtlen, kas me puudutasime seda teemat juba, aga kui sa ütled ei, kas sul tekib aeg-ajalt ka näiteks süütunne? No kui on midagi, millele kohta ma olen nagu väga kindlalt välja mõelnud, läbi mõelnud, et sellele ma ütlen ei, siis mitte, sest et ma olen enda jaoks nagu läbi mõelnud selle. Küll aga võib-olla kohati, kui see ei, või et see vastus on nagu kiirustatud. Et siis ma vahepeal võib-olla mõtlen, et mingi, et et võib-olla ikkagi oleks pidanud minema või võib-olla oleks pidanud ikka tegema. Ja nagu võib-olla kahetsus, mitte otseselt süütunne, et ma ütlesin ei, aga et kahetsus, et ma midagi äkki ei teinud. Aga samas jällegi, tollel hetkel tundus parim valik öelda ei. Et ma ei tea, kuidas sul? Mul on vist sarnaselt, et kui ma olen ise läbi mõelnud, siis nii ongi. Ja nagu isegi kui seal on veits nagu siuke natuke nagu halb maik, et nüüd ma ütlesin ei, siis ma ei saanudki midagi muud nagu öelda, et see oligi mu ainus variant põhimõtteliselt. Aga mul on tunne, et mul tekib võib-olla süütunne ei ütlemisega siis, kui keegi kutsub mind kuskile, aga ma olen hõivatud juba sel ajal. Et ma tegelikult tahaksin minna, selle inimesega kokku saada, midagi teha, mida ta välja pakub, aga ma olen nagu, et pekki küll, et mul on nagu midagi, mul on kas mingi kohustus või mingi teine äge asi ees. Et siis ma ei tunne süüdi ennast, et ma talle ära ütlen, vaid ma lihtsalt kahetsen, et pekki, miks nad samal ajal võivad olema, et ma tahaks mõlemat teha, vaata. No mul on võib-olla selliseid olukordi ka olnud, kus tegelikult keegi näiteks kutsub mind kuskile, aga just tegelikult mul on vaba, et ma tegelikult saaksin minna. Nii. Aga võib-olla see ei ole päris see koht, kuhu ma lihtsalt tahaksin minna. Et siis tunned natuke süüdi. Jah, et mingi, et ta on, et selles mõttes, et nii tore, et ta nagu mõtles minu peale, ta kutsus mind, aga mina lihtsalt nagu ei taha. Aga ongi see, et kui ma ei taha, siis ma ei taha. Või nagu ongi see, et ma ei taha seda lauamängu mängida. Miks ma pean? Täpselt. Aga kas sa siis tunned seda, mis see ongi, FOMO ka, et sa ei lähe nüüd? Ma ei usu, sest see ongi see nagu... Et sa ei taha tegelikult minna. Jah, ma tegelikult ei tahagi minna. Jah, et kui see on mingi selline koht, mis on nagu tegelikult, ma tean, et ma ei taha. Et siis see ei ole seda, jah. Okei. Ja, ma olen ka ikka omajagu kordi öelnud ei ka siis, kui ma tegelikult saaks minna. Või et nagu miski ei takista mul minemist. Peale selle lihtsalt, et ma ei taha minna. Või midagi teha. Ja see on täiega okei. Nagu. Jaa, just. Või et näiteks see, et keegi ütleb sulle, et kas sa saaksid mulle appi tulla, ma ei tea, kolimisega. Ja siis sa oled mingi, tegelikult väga ei viitsi või ei jõua või sul on muud tegemist. Ja siis sa ütled ei. Ma ei tea, mul võib-olla ei ole sellist konkreetset olukorda olnud. Jaa. Okei, tegelikult on.
võib-olla ma detailidesse ei lasku, aga veits sarnane olukord sellele, et umbes, et tule mulle appi ja siis ma olen mingi, et ma ei tea, et võib-olla ei ole nii lähedane inimene ka. Et lähedastele muidugi on see suurem nagu, ma ei tea, soov aidata ja kui ta ei ole nii lähedane inimene, siis nagu, ma ei tea, mul on nagu muud teha, aga mul on endal ka abi vaja. Et siis ma olen ka ei öelnud ja siis natuke on küll süütunne mingi, et et ma tegelikult ütlesin lihtsalt sellepärast ei, et ma ei viitsi. Okay. Et see isegi ei olnud see, et ma ei taha, vaid ma ei viitsi. Jah. Aga jällegi ongi see, et see ei ole minu jaoks nii oluline või kuidagi nii, et keegi ei saa sellest nagu kuidagi haiget. Ma otseselt ei tee midagi valesti. Ja nagu tore, et see inimene küsis, sest küsija suu pihta ei lööda. Nagu mulle meeldib, kui inimesed küsivad asju. See on nagu hea. Ja minu arust nagu alati võib küsida, aga alati võib vastata ka ei. Plus, kas alati peab siis kõike viitsima teha? Või et kui sul on aega, siis kas ma pean nagu kogu aeg täitma seda aega? Jaa, täiega aus küsimus. Ei pea tegelikult. Jah. Me peame puhkama ka. Või nagu tegelemagi millegagi, mis ei ole su kohustus, ei ole su mingi asi, mis on kalendris kirjas, vaid nagu lihtsalt olla. Võttagi nagu aega maha. Jah, sest kui ma iga vaba augu täidaksin sellega, et nüüd ma lähen aitan tal neid kolimiskaste tassida. Nüüd ma lähen aitan tal vaipa kloppida. Et siis nagu see võtab nii palju nagu ressurssi. Et juba see, et sa lähed sinna, nagu ma ei tea, et miks ma pean seda tegema, kui ma saaks samal ajal teha midagi toredat. Aga ma ütleks et siin on nagu minu puhul kindlasti erand nagu lähedaste inimestega. Et siis ma olen nõus. Siis ma, isegi kui ma ka ei viitsi näiteks, siis ma on ikkagi, aga ma tahan neid aidata. Just. Tahan neile toeks olla. Ja siin tulebki see sisemine motivatsioon, vaata, et ma tahan. Mitte, et ma pean. Jah. Ma tahan ta kaste tassida, mitte ma ei pea ta kaste tassima. Väga hea. Ja, täiega. Nii et otsigem endas üles rohkem sisemist motivaatorit. Ja vaadake, mis olukordades siis, mis motivatsioon on. Äkki selle järgi saab ka veits hinnata. Ja just, et kas see on praegu väärt seda. Jah. Kas, me juba rääkisime sellest, et tegelikult võib öelda lihtsalt, et ma ei taha. Aga kas see on siis alati nagu piisav põhjus? Ma ei tea. Mina kohati, mida rohkem ma olen pidanud ise ei ütlema ja mida rohkem võib-olla minu käest on küsitud mingisuguseid põhjendusi või just kui mul on tunne, et ma peaks ennast põhjendama, seda vähem ma olen hakanud neid teistelt küsima. Sest, et ma ise vahepeal olen tundnud, et ma ei tea, miks ma ei ütlen praegu, aga ma tean, et ma tahan ei öelda. Ja selle koha pealt ka, et kas ma pean teda hakkama pinnima päriselt? Võib-olla ta ei taha mulle öelda, miks ta seda teha ei taha. Et ta ise on ülikindel, et ta ei taha teha seda, siis las nii ollagi. Et ta ei pea mul, minu arust nagu inimene ei võlgne selgitust. Kui ta tahab selgitada, selgitagu, aga... Ja see on väga armas, et nagu austada seda vastust, et see on ei ja sa ei pea seal mingi ristküsitlust tegema, et miks sa nii arvad nagu? Ja, just. Jah. Ma mõtlesin seda, et kas mitte mingis psühholoogia, kas meil mingis aines või kuskil loengus oli jutuks see, et kui nagu väitel on põhjendus taga, et siis see on nagu usaldusväärsem. Või midagi sellega seonduvat. Võib-olla, kas see tuleb meelde või? Ma ei mäleta, kust ma seda viimati kuulsin. Et kui nojah, võib-olla tõesti. Et kui sa ütled midagi ja seal on nagu ükskõik missugune põhjendus taga, siis see on nagu usaldusväärsem kui sa lihtsalt ütled midagi.
Sulle ei tule praegu meelde, on ju? Ei, mul ei tule praegu meelde. Ma ei mäleta, kust ma seda nägin. Ja nüüd ongi see, et see hetk, et ma ei mäleta, kas see oli nüüd kuskil koolitunnist, mis on nagu usaldusväärne info või see oli kuskilt täiesti X kohast. Et siis seda ei saa nüüd faktina võtta. Aga jah, kuskilt nagu oleks meeles, et kui on nagu põhjendus taga, et siis see kõlab lihtsalt meile inimestele nagu õigemini või nagu tõesemana. Ja. No jaa, et kui sa midagi väidad, siis sa peaks saama seda põhjendada. Jah. Ja isegi seal konkreetses kohas, kus ma seda kuulsin, ma ei mäleta, aga seal oli reaalselt see, et vahet isegi ei ole, mis see põhjendus on. Ta lihtsalt tundub. Jah, aga võib-olla seal on see vahe, et oleneb, kui palju inimesel on aega sellele põhjendusele nagu keskenduda. Et kui on nagu kiire, siis on nagu põhjendus on olemas, nagu tundub nagu tõene. Aga kui sa nagu päriselt keskendud, seal on mingi X põhjendus, et nagu, siis on küll nagu halloo. Ja, just, et palju süveneb on ju Ja, et äkki sellepärast me nagu justkui ootaksime inimestelt põhjendust, et nagu kui sa ütled, et ma ei taha, et nagu, et me justkui nagu, aga miks siis vaata? Ja kui ta ütleb selle põhjenduse, siis meile tundub, et nagu, et ma nagu võtan seda nagu kuidagi tugevamalt. Ja, et nüüd on nagu loogiline, ta põhjendus on ju, austan. Jah, et et see ei tähenda seda, et me peaksime nüüd alati põhjendama, et see on nüüd see asi, kuidas inimesed meid, ma ei tea, mõistavad. Aga jah, et võib-olla kui see põhjendus tuua, siis lihtsalt inimesed jätavad sind kergemini rahule. Küsimärk. Võib-olla tõesti tegelikult. Et jah, et kui sa tahad nagu siin mingit mind-mängu teha, siis lihtsalt too mingi põhjendus ja äkki inimesed jätavad sind kergemini rahule. Aga see ei tähenda, et sa pead seda tegema. Aga sa võid lihtsalt nagu, ma ei tea, proovida. Plus ma kohati hakkasin mõtlema ka praegu, et võib-olla ma lähedastelt inimestelt küsin rohkem põhjendust, mitte sellepärast, et mul oleks vaja, et ta põhjendab, aga mind lihtsalt kohati ka huvitab näiteks, et kui ongi midagi, millele ta tavaliselt on öelnud ja nüüd ta ütleb ei, siis ma olen nagu mures. Jah. Et miks ta nüüd vaata ei ütleb, et kas midagi on juhtunud. Aga jah, ma ei teagi. Jah, et ma olen nõus, et ei pea põhjendama. Aga ma arvan, et see on minu kogemusest ka, et kui mina ütlen ei, siis ma tavaliselt põhjendan tegelikult. Aga ma arvan, et see on ainult sellepärast, et ma lihtsalt näen, et see lihtsalt nagu toimib nii sujuvalt. Et mitte sellepärast, et ma tunnen, et oi, ma pean nüüd põhjendama appi, et nagu muidu ma ei ole üldse nagu keegi ei võta mind tõsiselt, aga lihtsalt sellepärast, et kui ma ütlen, et mingi, et ma ei tea, ma ei soovi praegu seda kartuli saada, mul on kõht juba nii täis. Et siis nagu keegi ei küsi, keegi ei kahtle. Kõik on mingi, davai. Täpselt. Nagu keegi ei lisaküsimusi. Ükskõik, mingid sellised olukorrad siis nagu kuidagi läheb sujuvalt lihtsalt vestle seda, minu väike häkk. Et keegi ei ole nagu, et küll, äkki sa ikka tahad natuke veel süüa. Ja mul on kõht nii täis. Ma ei taha. Et jah. Ja seoses selle toidulaua näitega ka, mida me mitu korda oleme juba toonud, et mul on tunne, et see on ka hea näide sellest, et sul on nagu palju lihtsam öelda, et keegi pakub sulle midagi, sa on mingi, ei soovi, on ju. Miks teiste asjadega ei ole nii lihtne? Et nagu, miks teises olukorras, kui ma lihtsalt ütlen ei aitäh, miks siis, see tundub nii palju keerulisem. Jah, aga jah, ma tunnen seda, et kui me ütleme siin, et okei, et ma ei taha, on piisav põhjus, on ju, ja ongi, aga tihtipeale see lihtsalt ei toimi. Jaa. Et me võime seda öelda küll, inimesed võivad seda katsetada küll, aga ikkagi tunned seda, et mingi, aga tegelikult teine inimene ikkagi nagu ei austa seda. Et siis selles mõttes see häkk, et pane sinna siis mingi põhjendust. Kuigi ma ei tea, kas see on nii hea soovitus, et siis me ei saa nagu kunagi liikuda selles suunas, et nagu see oleks piisav põhjendus, vaata. Jaa, täpselt. Nojah. Vaadake ise, kuidas teete. Jaa, oota, mis see oli, et käituge meie sõnade, mitte tegude järgi, aga nüüd ärge tehke seda ka, sest et me tegelikult ei tea, vaata. Me tegelikult ei tea mitte midagi. Jaa. Vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ja viskame praegu inimesed lihtsalt tundmatus kohas vette. Jah, õppige ujuma. Just.
Kas sa tunned, et sa oled people pleaser? Või noh, võid seletada ka, mida see people pleaser, noh, et tahad on ju meeldida teistele inimestele ja pigem teha asju nii, et noh, jah, et meeldimisvajadus on ju või see, et ma ei tahagi konflikti, et noh, ma siis lihtsalt lähen kaasa sellega, mida keegi teine soovib, tahab, on ju, ja teen nende tahtmiste või nagu nende meele järgi. Ma ütlen, et kohati võib-olla olen. Mul on mitu korda olnud võib-olla selliste lihtsamate asjadega seda, et ma ei tea, mida süüa teeme, kuhu sööma lähme, mida me võiks teha? No ma ei tea, ongi mingi vaba päev, on ju, et mis me nüüd teha võiksime? Või et kas sa tahaks minna, ma ei tea, seda etendust või seda etendust vaatama, on ju? Või mängime seda mängu või seda mängu? Et siis mul on tunne, et need olukorrad ei ole nii suure, nagu nad ei ole nii tähtsad minu jaoks, et olla kindel, ülikindel milleski, noh, mida ma olen enda jaoks välja mõelnud. Ja noh, tegelikult nagu, et ma võin minna sinna sööma, võin mängida seda laua, noh, et mul nagu ei ole nii suurt vahet, et siis ma võin küll olla rohkem teiste meele järele. Et keegi pakub välja, et mängime seda, ma mingid, tavai, et noh, võib-olla ma enne mõtlesin, et võiks seda mängida, aga mul ei ole nagu midagi selle vastu, et me mängime seda teist mängu. Või et noh, enda peas mõtlesin, et täna tahaks, ma ei tea, pitsat süüa ja keegi pakub, et aga lähme hoopis sinna ja ma ei tea, seal pakutakse mingit Aasia toitu. Ma olen okei. Et kohati võib-olla jaa. Kuidas sa? Ma tunnen niimoodi, et nooremana ma olin kindlasti rohkem people pleaser ja ma tunnen, et hetkel olen ka kohati ikkagi, sest nagu ma olen rääkinud, siis mulle meeldib inimestega hästi läbi saada ja see on nagu selline, noh, ma ei tea, nagu selline üks viis, et sa nagu, noh, et ongi, et sa nõustud, on ju, teiste arvamustega või niimoodi, et siis ei teki seda nagu lahkheli või mingit konflikti olukorda. Et jah, pigem nagu olen, aga ma ei ütleks, et ma lasen ka teistel nagu endast üle sõita. Ja ma arvan, et see on oluline seal nagu vahet teha. Jah. Et mis olukorras sa oled ja mis olukorras sa ei ole. Jah, et kui on ikkagi enda jaoks väga olulised teemad, mingid olulised kohad, siis seal ma ei ole nii, et teeme nii, nagu sina tahad, vaid nagu minu jaoks on väga tähtis, nagu me teeme nii, mitte, et me teeme nii, nagu mina tahan, vaid et ma nagu seisan enda selle asja eest. Ja, just. Et minul oleks ka hea olla. Aga jah, nende lihtsamate teemadega, nagu sa tõid välja, mingi lauamängu valimine, mingi söögikoha valimine. Minu arust ülihea häkk on see, et nagu kui küsida umbes inimeste käest, et mis on nagu protsendid, et nagu, meil on 2 valikut. Ma ei tea, kas minna sushit sööma või minna mingit Aasia toitu sööma. Et siis nagu et noh, et mis on sinu protsendid, et kui palju sa tahad sushit ja kui palju sa tahad Aasia toitu. Ja siis sa ütledki mingi, et ma ei tea, tegelikult nagu veits rohkem tahaks sushit, mingi 60% ja siis umbes Aasia toitu mingi 40%. Nii, et see on nagu üsna võrdne, natuke kaldud sushi poole. Aga sa küsid teise inimese käest ja teine inimene mingi, ma tahaks 90% Aasia toitu ja nagu sushi, mingi 10%. Et siis tegelikult on nii lihtne sealt vaadata, et okei, aga lähme siis seda Aasia toitu sööma, sest mul ei ole nii väga vahet. Ja. Et nagu see on suht lahe häkk minu arvates. Et siis saab veits nagu paremini aru, et kuhu keegi kaldub. Et sa saad nagu mõlema inimesega arvestada. Kust see piir läheb hea inimese olemise vahel ja enda vajaduste nagu tagaplaanile jätmise vahel? No võib-olla see on hea küsimus. Jah, et millal sa oled hea inimene ja millal sa jätad oma vajadused liiga tagaplaanile? Ma arvan, et kui inimene suudab hästi väljendada ennast, siis ta saab olla nii hea inimene, aga mitte jätta nagu isekat muljet või kuidagi sellist nagu, et ta on hea inimene, ta teeb asju teistega, on ju, ja nagu kohati võib tunduda, et ta nagu people pleaser, on ju. Aga samal ajal mul on tunne, et
nagu sa ise välja tõid, et kui on mingid asjad, milles sa oled ülikindel, siis see on sinu piir ja nagu noh, nii on ju. Aga et kui sa oled selle välja öelnud või nagu inimesed teavad seda, siis see ei ole koht, kus saaks jääda mulje, et ta on nüüd nii nõme. Sest nagu ma tean seda. Nagu, et ma tean, tema ei taha seda teha, talle see ei meeldi. Noh, see on see, kuidas tema asju näeb ja asju teeb, et siis ma ei tunne, et ta on nüüd mingi isekas või mingi nõme, et miks ta seda teha ei taha meiega või noh, midagi sellist on ju. Et jällegi see enese väljendus. Ja no mina mõtlesin selle küsimusega seda ka, et kui sa jätad enda vajadused pidevalt tagaplaanile, siis kuidas sa üldse saaksid olla nagu hea inimene? Selles mõttes, et kui sinu tass ei ole täidatud, siis on väga raske ka nagu teiste tassi täita. Jaa, et kui sa oled people pleaser, siis nagu millal sa oled nagu, millal sa siis enda peale mõtled? Jah, et võib-olla natuke aega sa suudad seda teha, et noh, ma ei tea, oledki kuidagi teistega alati nõus ja noh, teed nii, nagu teised tahavad põhimõtteliselt, siis üks hetk ju tuleb see hetk paratamatult, kus sa oled, et sa ei jaksa enam, et nagu sa pead enda peale ka mõtlema ja siis sa enam ei saa olla, ma arvan, nii people pleaser enam. Et nagu, et äkki tuleb see nagu murdapunkt kuidagi. Ja siis võib kõik tõesti nagu väga alla mäge minna ju. Jah, et tuleks võib-olla kõigepealt ikkagi enda vajadustele otsa vaadata ja siis saab teistele jah öelda. Täpselt. Aga kas sina näiteks oled olnud kellegi peale pahane, sest ta ütles sulle ei? Või kas sa näed sellist olukorda? Võimalikku olukorda? Mul on tunne, et mis mul vahepeal ka enne meelde tuli, aga siis jälle ära kadus, oli see, et kui me rääkisime sellest, et millal võib-olla tunned seda süüd, et ütlesid ei. Läheb kokku ka sellele, millal ma oleksin võib-olla inimese peale natuke pahane või pettunud võib-olla rohkem, on see, et kui meil on juba midagi kokku lepitud, ta on mingisuguse lubaduse andnud ja siis ta ütleb ära, tihtilugu on mingisugune selles mõttes hea põhjendus, et tuligi midagi vahele, midagi juhtus. Aga kui see on nagu, lihtsalt siuke ei. Et tegelikult nagu leppisime kokku, aga ei. Siis ma oleks küll natuke nagu, et mingi et aga me ju pidime minema või et nagu ma tõenäoliselt oleks nagu väga pahane, võib-olla rohkem pettunud. Et see ju nagu luba. Meil oli meil oli kokkulepe. Ja ma nõustun sellega, et kui on mingi kokkulepe tehtud ja siis pärast on mingi siuke suvaline põhjendus, et mingi, ma ei viitsi ikka. Et sellises olukorras küll on see, et mingi, miks sa siis kohe ei öelnud, et sa ei viitsi? Et miks sa alguses lubasid ja siis pärast ütled, et sa ei viitsi? Sest kui sa oleks alguses öelnud, et ma ei tea, ma ei viitsi. Mingi aus, ma küsin kellegi teise käest. Ja, täpselt. Aga siis on nagu, ma ei tea, tal on need lahedamad sõbrad, vaata. Ja, täpselt. Jah. Aga mina olen küll niimoodi ka teinud, et näiteks kui keegi on pakkunud tõesti, jälle tuleme selle tantsuõpetaja asja juurde tagasi, et mul on nagu erinevatest kohtadest nagu tulnud nii-öelda pakkumisi. Wow. See ei ole nii fancy. See ei ole nii. Aga ja kui mul on alguses, mõnikord mul on ikkagi olnud raske ei öelda, et mingi ma ei tea isegi, miks mul raske on. Ma ei tea, ma arvan, et nüüd ma julgeks seda mul on palju lihtsam nüüd öelda, aga ma ei tea, miks mul vanasti nii raske oli ei öelda, et ma ütlesin jah, alguses ära näiteks oletame, et okei, ma tulen. Või tähendab, mitte nagu 100%, pigem nagu, et võib-olla. Aga ikka kandsin, et võimalused võib olla. Ja siis umbes järgmisel päeval ma mingi pekki, ma üldse ei taha, ma reaalselt ei taha ja siis ma olen uuesti ühendust võtnud ja mingi vabandust, ma ikkagi nagu ei taha. Mul on tunne, et sellises olukorras on väga hea, kui sa ei ole 100% vaata kindel veel, öelda, et ma mõtlen selle peale ja ma annan sulle teada.
see on nii hea vastus. Sest mul sellega tuli ka hästi meelde see, kui sa kutsusid mind lauamängulaagrisse. Ma olin tol hetkel jõusaalis ja ma ei tahtnud seda otsust langetada nagu seal koha peal mingi samal ajal on puhkepaus 2 harjutuse vahel, ma mingi oot, Külli kirjutas lauamängulaager, nii tundub ülipõnev, lahe on ju, tahaks minna, aga siis ma mõtlesin, et nii, millal see üldse toimub, nii, mis plaanid mul olid, et nagu mul ei olnud täit ülevaadet kõigest, on ju. Ja siis ma ei tahtnud öelda sulle jah, ja pärast, kui ma koju jõuan ja kalendrisse vaatan, öelda, et kuule, ma ikkagi ei saa. Või öelda praegu kohe ei ja siis pärast mõelda, et oi, Pekki, ma ikkagi oleks saanud minna. Et siis sellises olukorras minu arust jah, ülihea öeldagi, et ma mõtlen selle peale ja ma annan sulle teada. Ma mäletan ka, kui sa kirjutasid seda, siis ma olin alguses nagu mingi, et mulle tundus, et vist ei tule. Vist ei tule ja, aga samas sa ei olnud ei ka, on ja? Ja. Aga pärast, kui sa kirjutasid, sa tuled, ma olin nii õnnelik. Yes. Et tegelikult see on ülihea vastus, mida anda, aga ma ise ei ole seda kasutanud väga palju, mis on huvitav, et ma tunnen kuidagi survet kohe otsustada. Aga tegelikult hea oleks meeles pidada, et tegelikult ei pea kohe otsustama. Jaa, täpselt. Et kui teine inimene on plaaninud seda sinult küsida, on ja, siis tema muidugi tahaks kohe vastust, aga sulle tuleb see küsimus ju väga ootamatult. Jaa, täpselt. Et nagu sa tahadki natuke seedida, vaadata kalendrisse, mõelda, et siis on väga aus küsida, et ma natuke mõtlen ja annan vastuse hiljem. Jaa, täpselt. Nii. Ma siis küsin ühe küsimuse veel. No nii. Et kas people pleaser võib olla ka inimene, kes teistele ei meeldi? Et kui eesmärk tegelikult on people pleaseril, eeldame meeldida siis kas võib juhtuda nii, et kui sa oled people pleaser, siis sa ei meeldi inimestele? No, mina arvan, et võib juhtuda. Ma nõustuks ka vist. Sellepärast, et kui sa oled people pleaser, siis sa nõustud teiste arvamusega enamasti, on ja? Et mingi, okei, teeme nii, et mina arvan nii, siis on mingi, ma nõustun. Et siis võib-olla ta ei ole näiteks väga hea tiimikaaslane, sest kui teil on vaja mingeid uusi ideid genereerida või midagi, siis et pigem ta siis nõustub teistega, aga kas tal on nii väga enda poolt midagi pakkuda? Näiteks mina tunnen, et kui mina väiksemana kindlasti olin rohkem people pleaser, siis mul reaalselt oligi ideede puudus. Või alati sa jälgid teisi, on ja siis saad mingi okei, ja olen nõus, aga siis kuidagi enda pea on suht tühi. Ja. Ja võib-olla tõesti, et mitte, et see inimene oleks igav, aga vaata, võib-olla ta ise kaob selle keskel ära. Jah, et kes ta päriselt ise on. Jah. Et et kogu aeg teeb nii teistele meeldib, teistele sobib, võib-olla see teda nii palju ei häiri ka, aga et lõpuks kes sa siis ise oled või mida sa siis tegelikult tahad, jääbki väga tagaplaanile. Jaa. Et võib-olla põnevamad inimesed on need, kes ei ole people pleaserid. Jah. Sest ma tegelikult vahepeal olen tundnud küll, et ma ei ole nii põnev inimene, sest... Mis sa ajad? No, võib-olla jah, väiksemana, ma ei tea. Igal juhangi, et mis ma siis ise arvan, oledki mingi, oh my god, ma ei tea, sest ma pole kunagi sellel mõelnud, sest ma olen teistega nõustunud mingi appi. Et jah, et tegelikult võib-olla põnevam on kuulata neid inimesi, kes räägivad enda arvamusest ja mingi, kuidagi niimoodi kirglikult mingi, mina arvan seda ja nii on. Aga selles mõttes ei ole hullu, kui sa tunned, et sa oled natuke people pleaser, sest kui sa juba tunned, et sa oled, siis see on juba natukene süke tähelepanu värk, et siis sa saad juba midagi ette võtta. Täpselt. Ja väga okei on olla vahel. Jaa, täiega. Sest ongi, et me tahame ka inimestega hästi läbi saada, et ei ole vaja siin kogu aeg ainult enda arvamust peale suruda, et arvestada teiste arvamusega ka. Jaa, just. Ja. Tasakaal. Tasakaal on kõige alus. Natuke people pleaser, aga kindlasti mitte ei tohiks enda piiridest lasta üle sõita teistel. Täpselt. Okei, aga võtame siia lõppu äkki veel selle, et kuidas ei öelda? Või et kas meil on praegu mingeid nippe, et kuidas see oleks siis natukene lihtsam? No see üks variant, mis sa välja tõid, on ju, et mingi põhjendus lisada, tundub minu jaoks
mingil määral hea nipp, aga just see, et siis me ju ei liigu sinna poole, et sa lihtsalt ütled ei ja see ongi okei. Jah. Teine riim, super. Võib-olla see enesekindlus, kui sa ütled ei, jätab ka nagu selles mõttes parema mulje, et okei, ta on väga kindel, et ta ütles ei ja noh, ma ei tülita teda rohkem sellega, vaata. Jah, et võib-olla endale siis sisestada seda, et ei pea põhjendama tegelikult ja kui sa ei taha, siis see ongi okei ja sealt saada see enesekindlus. Et see on okei, sa oled enesekindel, ütled ei ja siis teistel, ja kuna sa oled enesekindel, siis teistel on palju lihtsam seda nagu mõista. Jaa, täpselt. Või nagu sellega leppida siis. Okei, ta teab, mis ta tahab. Jaa, kui sa, et natuke siis, selles mõttes ka nagu feikida, et tegelikult võib-olla sisimas sa oled natuke ebakindel ja oi, ma ei julge öelda seda ei. Aga siis natuke proovida olla siis rohkem enesekindlam. Ei, ma ei taha. Punkt. Rohkem vist ei oskagi väga aidata. Ei no suurepärane, meist saavad ikka super psühholoogid, aga tegelikult ju psühholoogi töö ei olegi ju nõu anda, nii et ma arvan, me teeme jube head tööd, me ei anna siin üldse nõud. Aga tassi võib-olla saab. Kuigi tass on vaata, vett paneme laua peale. Et jah, et psühholoogi töö on ju see, et küsida küsimusi. Nõude siit ei saa ja psühholoogi juurest ka nõu ei saa. Kui saate, siis vahetage. Jah. Psühholoogi juurest saate nõu asemel nõustamist. Jaa, täpselt. Seda, mille jaoks ta seal tegelikult on. Jah, et abi saate ikka. Jaa, kindlasti, just. Kui on vaja, kui on soovi, vajadust, siis kindlasti minge. Ja juba vaata hakkaks ennast siin promoma, aga sinna läheb hea mitu aastat aega veel, nii et... Meie võime siis tassi anda. Kuigi nagu tass on ka ju nõu, aga jah. Selles mõttes. Ma ei tea, miks mu esimene mõte oli nagu, et nõu on taldrik või midagi, vaata. Aga jah. Nii, okei. Sellise noodiga siis tõmbame kokku. Meil on vaja veel oma hinge heaks mõelda väljakutse, mida me siis paari nädala jooksul teeme. Ja mina tahaks siduda selle tänase teemaga. Nii. Et augusti lõpp tuleb väga crazy, nii palju tegemisi ja ma võtaks eesmärgiks selle, et öeldagi rohkem asjadele ei. Et kui nüüd veel miskit tuleb juurde, siis on suur tõenäosus, et võib-olla ma ütlen ei. Lihtsalt selleks, et mul oleks mõni päev ka lihtsalt niisama. Ja. Et ma saaksin puhata ja ma ei tea. Puhata ja mängida enne, kui kooli peab minema. Jaa, täiega, et ei peaks midagi, ei oleks nagu kalender kogu aeg iga tund planeeritud. Ehk siis ma võtan selle endale eesmärgiks, et öelda ei asjadele. Võib-olla isegi, kui ma tegelikult tahaksin minna, aga lihtsalt, et hoida enda nagu aega natukene. Kõlab väga hästi minu arust. Mina mõtlesin ka siduda selle hinge heaks tänase teemaga ja ma mõtlesin, et võib-olla proovida leida üks olukord nüüd, kus võib-olla mingisugune soov oleks olla people pleaser ja siis analüüsida, et kas see, et ma tahan, ma ei tea, nõustuda või teha nii, nagu keegi teine tahab teha, on päriselt see, et ma tahan ka nii teha või ongi see, et ma tahan nende meele järel olla. Ja siis mõelda, et kumba pidi ma siis teen. Jah. Ei ole kindel, kas sellist olukorda tekib. Tõenäosus on, see on võib-olla rohkem igapäevasem, kui see mina sõnumi genereerin me. Aga vaatame, kuidas läheb. Jaa, see tundub ka väga põnev. Ja mulle tunduvad need meie selle episoodi hinge heaks väljakutsed tehtavamad kui eelmine. Et eelmine me läksime ikkagi liiga suure, lubasime liiga suure suuga. Jaa, täpselt. Aitäh, Jette! Aitäh sulle, Külli! Väga tore, meeldiv, mitmekülgne vestlus oli. Mulle väga meeldis. Suur tänu sulle, kes sa meid täna kuulasid. Ma loodan, et oli jällegi tore meie seltsis.
Suur tänu ka Säsin stuudiole, kes te meid jälle võõrustasite. Ja kohtume juba 2 nädala pärast. Juhuu! Yes! tehtud. Super. Oi, see tuleks nii pikale. Crazy. Suur tänu, kes sa meid kuulasid tõesti.